Tere päevast! Siin on küll teine pilt nüüd kui ennem, aga mis siis, eks? Mul nimi on Peep Vain ja olen siin kohal Hakkab looma algatuse raames. Ja olen siin selleks, et kutsuda sind koos natukene unistama. Ma tahaks isegi öelda, et võib-olla see, mis me täna teeme, see on tähtis, aga väike asi. Ja ma kutsuks sind just nimelt endas ise tekitama unistamise harjumust. Mis asi see unistamine on ja miks ma sellest nii varmalt olen nõus rääkima? Ega ta mõnes mõttes ei ole ju muud kui oma tuleviku tahtmiste peale mõtlemine, nendest kirjutamine, nendest rääkimine ja võib-olla kõige tähtsam nende justkui teostamine. Mulle meeldib pruukida sõnapaari praktiline või pragmaatiline unistamine. Ja selle sõna, mõlema sõna tüvi või juurikas õigemini tuleb ladina keelest ja see tähendab tegutsemist. Ehk siis nagu me räägime ikkagi mitte sellisest soovmõtlemisest, vaid tegutsemisele suunatud tulevikule mõtlemisest. Et ma ei tea, kuidas sul sellega olnud on, aga me kõik oleme lapsena kirjutanud jõuluvannale kirju, lootnud saada seda või teist mänguasja või asja. Ja ma loodan, et me oleme saanud neid palju ja siis loomulikult me mingil hetkel ei saanud üht-teist ja siis jälle saime aru, et jõuluvana on fiktsioon, väljamõeldis ja ikkagi soovisime vanematelt juhtkuma teist. Ehk siis küsimus, mis juhtus lapsepõlves, mis juhtus nooruses, mis juhtus sellega sinu tahtmise soolikaga või sinu tahtmise muskliga. Mul on millegipärast see säilinud üpris hästi. Võib-olla sellepärast, et ma nagu ma vanemate käest, kes on tänaseks mõlemad juba lahkunud, armastasin küsida 10-15 aastat tagasi, et kas ma olin lapsepõlves suur nuia ja siis nad muigasid niimoodi ja ütlesid, et nagu, miks sa seda nii palju küsid, olid, eks ole. Ja ma olin selline suhteliselt nagu järeleandmatu. Ja ma sattusin siis ühel hetkel noore mehena Ameerikasse müügitööd tegema, kus oli see eneseabi ja motivatsiooni ja edule orienteeritud keskkond väga tugev ja siis see nagu võimendas seda veelgi. Ja siis ma leidsin üles endas selle koolitaja identiteedi või algselt oli see unistus ja siis ma hakkasin alguses müügikoolitusi, pärast juhtimiskoolitusi ja hiljem neid just nimelt unistamise ja eesmärkide ja oma tahtmiste teoks tegemise koolitusi tegema. Mu raamatud 3 tükki, kõik mingi nurga alt räägivad sellest ja sellepärast ma pakkusingi ennast välja Hakkab looma tiimile, ja nemad kutsusid mind omakorda täna siis siia. Nii et me oleme täna siin laivis inimestega, tore, et sa oled kohal ja vaatad ja kaasa mõtled ja loomulikult suurem osa nendest vaatamistest tuleb hiljem, nii et ma ikkagi pöördun eelkõige sinu poole praegu, kes sa seda salvestust vaatad. Nii et ükskõik, kas sa vaatad laivi või salvestust, nüüd võta endale kuskilt üks paber ja üks pastakas või pliiats, et sul oleks kuhugile kirjutada, kas või telefoni me teeme täna palju märkmeid, eks ole, või arvutisse, aga võib-olla prooviks seda vanamoelist asja, kus sul on nagu tõesti analoog, mitte digitaalne, kus sul on paber ja pastakas või pliiats, eks ole. Nii et unistame pisut, eks ole, et kõige esimese asjana ma tahaksin tõsta sellise nagu metatasandi küsimuse püsti, et mõtleks korra enda vaatest unistamisele, enda suhtumisest unistamisse. Et milline see sul on? Üldiselt teadmata su vanust ja teadmata sinu elu olukorda on üsnagi turvaline väita, et täiskasvanud inimestel läheb see unistamise võime või harjumus kuidagi moodi kaotsi. Mida vanem, seda rohkem. Ja ühe külje pealt ütleks, et jaa, see ongi loomulik, sest et mida vanem sa oled, seda vähem on sul vaja tulevikule mõelda, aga ma vaidleks siin kohe vastu, et mina sain kevadel 57 ja mul on nagu parimal juhul ees siin võib-olla 30-40 aastat ja halvemal juhul võib-olla 20-25 aastat elada, eks ole, et ma ei tea, igal juhul seda aega on ju kohutavalt palju ja kui mina ei mõtle selle peale, mis ees seisab, enda elu peale, meie ühise elu peale, eks ole, ka teiste inimeste elude peale, siis ju kuidagi moodi selline see elu
janu või see elujõud või see elurõõm kipub nagu alla käima. Kui ma lihtsalt säilitan sellist nagu praegu liikumise kurssi ja tempot, siis see hoog hakkab raugema. Nii et igal juhul usun, et kõigile, igas vanuses inimesele on kasulik ikka ja jälle tuleviku peale mõelda lootusrikkalt, sest et see annab nagu lootust, mõelda praktiliselt läbi selle peale, mille peale enda hammas hakkab, enda tegude, oma teovõime, enda teostamise võime kaudu, eks ole. Ja alustame natuke tagantpoolt siis, alustame just nimelt lapsepõlvest või nooruspõlvest. Üks asi, mille peale tasub justkui soojenduseks mõelda, on see, et tuleta meelde üks oma lapsepõlve või nooruspõlve olulisemaid unistusi. Ja ma mõtlen just, et mitte võib-olla sellise nagu eelkooli ea või algklasside, aga juba siis, kui ütleme, hakkasime murdeikka jõudma näiteks, on 12, 13, 14, sealt edasi, võib-olla 19, 20, eks ole, mõne jaoks olid need mõtted hilisemad. Mul näiteks endal olid, eks ole. Ja pane kirja, tuleta meelde ja pane kirja. Ja kui praegu sellest natukene mõtled, siis ma kutsun sind üles seda mõtet, aga just ka neid järgmisi mõtteid jagama. Kas siis meili teel kirsike@hakkablooma või hakkablooma.ee kodulehel. Et mina olen väga selle poolt, et unistus ei tohi jääda ainult mõtteks, vaid selleks, et talle anda elu õigust ja tekitada juurde elujõudu, on tarvis siin see kuidagi kirja panna vähemalt, kas või ainult endale, kas või ainult salaja, aga veel parem selle teistega jagada kirjalikult või suuliselt. Et kui me oleksime siin toas koos kahekesi ja sa ütleksid mulle, et mis oli üks sinu nagu selliseid suuremaid või suurimaid unistusi lapsepõlves või nooruspõlves, siis loomulikult ma küsiksin kohe järgi, et kuule, mis sellest sai? No see võis olla unistus näiteks mingist ametist. Mingis vanuses võis olla see unistus armastusest. Võib-olla vabadusest või kellekski saamisest. Võib-olla oma kodust, eks ole. Võib-olla sellest, et lõppeks mingi tüli. Võib-olla võis olla tervisest või mingisugusest kuulsusest või saavutusest. Mis sellest sai? Mis sul sellest sai? No, võib-olla ju esimene vastus võiks olla, et see muutus tõelisuseks. Ja siis on kohe omakorda küsimus, et mida see omakorda tegi sinu sellise optimismi ja tuleviku vaatamise julguse ja harjumustega. Ja täpselt samamoodi, kui vastus on, et sellest ei saanud mitte midagi, siis peaks vaatama, et mida see minuga tegi. Ja kas see on nagu põhjendatud. Ja kas seda saaks ümber muuta praegu. Noh, jällegi loogiline tuletis on see, et kui sellest midagi ei saanud, kui sa ei saanud oma tahtmist, siis see võis ju külvata sinus lootusetust ja sellist nagu arglikkust, mingit pessimismi. Nii et igal juhul tasub neid jutte mõne omale lähedase sõbraga või pereliikmega rääkida ja arutada. Ja jällegi ma joonin alla seda, et me peaksime enda puhul vaatama mitte üksikut või üksikuid unistusi, vaid just nimelt seda, et kui julgelt ja kui tihti ja mis moel mina, või siis nagu tegelikult praegu ütleb sinust, eks ole, sina vaatad tulevikule, mõtled tulevikust, kujutad tulevikku ette mingil moel, osaliselt sarnasena nagu praegu, säilitades neid asju, mis on hästi, ja loomulikult osaliselt teistmoodi, läbi mingisuguste arengute, mingisuguste muutuste, mingisuguste saavutuste ja mingisuguste saamiste. Ma tahan korraks natukene asju eristada üksteisest.
ma arvan, üks põhjus, miks inimestel selle unistamisega halvasti läheb täiskasvanumaks saades, on sellepärast, et just elu näitab, et unistamise unistad, asjad lähevad ikka oma soodu. Ja see on loomulik elu osa, eks ole. Paljud meist unistavad kuidagi mitte enda jaoks, me unistame üldsuse jaoks, aga me unistame ka nagu teiste jaoks ja siis me unistame mingeid asju, mille peale me üldse hammas ei hakka. Nüüd mina läbi terve oma elu olen olnud üpris mikromanager, ma tahaks öelda, et mina ei ole nagu, ma olen nagu teinud otsuse, et ma teiste inimeste eest asju ei tee, mida nemad peavad ise tegema, ma teiste inimeste unistusi nende eest ei unista ja ma ei ole ka võib-olla kuni viimase 2-3 aastani väga palju just nagu ühiskondlikult või sotsiaalset vaadet tekitanud endale. Ja ma võiks sellele mingi hinnangu anda, et ma arvan, et see ei ole hea. Tegelikult peaks ka laiemalt mõtlema, aga on olnud niimoodi. Lepime sellega. Ma lepin sellega, et on olnud niimoodi. Ja siis ma mõtlen, et kuidas siis teisiti veel saab? Milleks nimetada seda soovi, mille üle mul või sul praegu mõjuvõimu ei ole? Ja siis selle kohta võiks öelda palve. Ühe külje pealt võiks öelda, et ma palun kelleltki mingit midagi, teise külje pealt, kui me räätame kas religioosset tausta, siis see palvetamine kuulub kirikusse mingis mõttes, kus me palume teiste eest, palume Jumala armu. Ja võib-olla on see meile kõigile või paljudele meist nagu võõras, aga ma olen mõelnud, et ka see eesmärkide värk, mida ma olen palju läbi oma töö ja raamatute propageerinud, et kui mul on unistus või on tervikvisioon, ma hakkan sealt siis nagu tuletama eesmärke, millel on väga täpne mõõdetav kuju ja vastav ka tähtaeg, et siis ju tekib olukord, kus ma eesmärkide suunas liigutan ja teen, aga need asjad, mille peale mul hammas ei hakka, neid ma lihtsalt palun. Ja miks ma ei võiks paluda ka eesmärke? See palve võib olla suunatud nagu universumile, see palve võib olla suunatud mulle endale, et mind ennast mobiliseerida, ja võib-olla see võib olla suunatud ka kellegi suunas, kes mind aidata võib. Palumises ei ole mitte midagi halba, eks, et eesmärk mõnes mõttes, kuigi ma ei taha seda religioosset sidet liiga palju tekitada siin, on teatud palvevorm. Mõtle selle peale, eks. Ja samuti on ka unistus. Nii et ma soovitan siiski keskenduda eelkõige sellistele unistustele, mis on sinu enda isiku ja sinu enda elu suunas või pihta mõeldud, eks ole, ja sellistele, mille üle hakkab sinu hammas. Nii. Aga võtame teise küsimuse. Las olgu see lapsepõlve unistus või noorepõlve unistus selline soojendus, sissejuhatus. Ma tegelikult jagan sinuga ühte tükki endast ka. Ma kirjutan seda 2 oma raamatus lähemalt, aga mulle meenub, kuidas ma esimest korda, kui ma olin saanud Eestist välja, ma olin saanud Ameerikasse tööle ja hiljem ka õppima, aga see esimene tööle minek, müügitööd tegema ja sealt naasmine. Mäletan seda, kui ma lendasin New York-Moskva lennukis öises lennus ja olles siis näinud ja kuulnud erinevaid koolitajaid ja kõnemehi, enamik olid neist mehed, eks ole, kuulasin lennukis ühte audiosalvestust. Ma ei mäleta, kas see oli Zig Ziglar või Brian Tracy audiosalvestus. Ja ma julgesin mõelda ühe lühikese mõtte, et huvitav, mis tunne oleks ise niimoodi rääkida. Laval seista teiste ees, ehk siis olla see, kes siis koolitab, olla see, kes inspireerib, olla see, kes kutsub üles teisi mõtlema paremale tulevikule, ennast motiveerima, ennast mobiliseerima. Ja muidugi ma oleksin võinud toona selle mõtte välja naerda, aga kuidagi oli mul tarkust seda mitte teha ja nagu siis täna 35 aastat hiljem olen ma täna siin kaamera ees sinuga ühes toas, olen sinu arvutis, olen sinu telefonis, eks ole, ja teengi seda, et olen tänulik, et noorel Peebul
oli julgust mitte eestlaslikult seda munistust mitte välja naerda, mitte naljaks pöörata, vaid tõsimeelselt öelda, miks mitte, võib-olla tõesti. Aga nüüd, ja ma palun, et sa teeksid märkmeid selle meie kohtumise ajal, just selle kohta, mis puudutab neid sinu enda toonaseid ja tänaseid unistusi ja tahtmisi, sinu enda mõtteid tulevikule. Ma tein korraks väikse kõrvalekalde, ütleks veel niimoodi, et kõige minimaalsem sagedus, kui et mõelda tulevikule, võiks olla korra aastas põhjalikult ja siis korra kuus vähem põhjalikult ja korra nädalas järgmise nädala peale natuke ette. Et kogu aeg ikka ja jälle mõtled, milline sinu tegevus, sinu isik, sinu tulemuslikkus ja sinu elu võiks olla kusagil eespool. Ja siis nendest tuleviku ettekujutustest ja soovidest ja plaanidest keerad sa siis selle fookuse olevikku, oma tegevustele, oma prioriteetidele, enda valikutele. Teine küsimus. Meil on praegu aasta 2025. Mis oleks, kui me keeraksime kella ühe põlvkonna jagu edasi? Põlvkonna pikkuseks loetakse üldiselt 25 aastat. See tähendab seda, et me oleksime siis tulevikus aastas 2050. No, ma usun, et võib-olla üksikute eranditega kõik meie, kes me oleme selles videos koos või siis suurem lõviosa meist, eks ole, me näeme aastat 2050 ja see jõuab kätte mingis mõttes varem ja kiiremini, kui enamik meist oskab ja julgeb seda arvata. Ja küsimus, mida endale esitada, on järgmine. Mida praegusest olust, elukorraldusest meil Eestimaal, sinu kodulinnas või kodukülas, eks ole, Alevis, mida sina soovid, et oleks võimalik säilitada? On see mingi tükk inimsust ja inimlikkust? On see midagi loodusest? Ja ma arvan, et ilmselt enamik ütleb kõigi peale jaa, eks ole, aga mis on sulle tähtis? On see meie traditsioonidest miskit, meie keelest? Et mida sina igal juhul pead tähtsaks, et me suudaksime ühiselt säilitada? Pane kirja. Kui sul kohe ei tule, siis sa võid natuke isegi silmad kinni panna, natuke mõelda sellele, mis on hästi praegu meie ühises elus. Ja tunda ära, et just see peab säilima. Selleks, et meie lapsed, meie lapselapsed ja loomulikult ka meie ise ei peaks, saaksime nautida ühte või teist hüve või ühte või teist reaalsuse tükki. Ja samamoodi, et meie, kes me oleme praegu siin, ei peaks peeglisse vaadates pilku maha lööma. Et me ei märganud õigeaegselt, kui asi hakkas käest ära minema, me ei teinud kodanikena, inimestena, indiviididena, ühiskondlikult häält, ei astunud samme ja sellepärast jäime ilma millestki, mis on erakordselt tähtis. Nii sulle, mulle, meile kõigile. Ja ma taas kutsun sind lisaks sellele
et sa ütlesin, et palun kirjuta kas või ainult enda jaoks neid samu vastuseid nendele mu küsimustele, kas või ühe täitsa suvalise paberi peale üles. Et selle kirjutamise tegu, esiteks mõtlemine kui tegu, teiseks selle asja nagu sõnadesse panek. On ta siis nagu suuliselt või kirjalikult on parem, aga suuliselt on ka tähtis. Et see hakkab mingil täiesti seletamatul müstilisel moel reaalsust muutma. Elu on seda korduvalt näidanud. Et siis, kui sa nüüd praegu mõtled neid mõtteid ja kirjutad neid mõtteid, siis järgmine samm, mida sellest teha, on sulle oluliste inimestega täna või homme või nädalavahetusel kokku saades võtta jutuks, rääkida sellest. Küsida teiste käest, et mis on sinu vastus? Mis on sinu arvates see tähtis asi, mida me igal juhul peame säilitama? On ta mingi vabadus või on ta mingi võimalus? Või nagu ma enne ütlesin, mis tuleb mulle esimesena pähe, loodus, elukeskkond. Kindlasti mina ütleksin, et eesti keel peab säilitama. Emakeelt peab säilitama. Ilusat emakeelt. Ma lugesin täna ühte intervjuud endise ajakirjaniku ja poliitiku Enn Eesmaaga, kelle kohta öeldakse, et küll ta räägib ilusat eesti keelt, korrektset eesti keelt, eestikeelset eesti keelt. Nii. Ja täpselt samas ajahorisondis, enne kui me mõtleme nagu isiklikult enda peale, tasuks küsida, et aga mis võiks olla või peaks olema teistmoodi. Kui sa taas mõtled sellele 2050. aastale, siis mis on sinu kujutelm või palve või fantaasia sellest, et kus suunas võiks meie ühiselu, meie ühiskond, meie kodumaine inimkond areneda? Ja kui sulle kohe midagi pähe ei tule, siis pane see mõte, pane see küsimus kirja, pane see mõte omale idanema. Just kui nagu paned pastaka kõrva taha, paned mõtte endale pähe, et mõelda jällegi eelkõige enda vaatest, aga loomulikult ka ühiselu vaatest, eks ole, mis võiks olla palju paremini, palju arenenum kui täna 25 aasta pärast ehk aastal 2050. Ja absoluutselt ennast tsenseeri. Ma isegi esitan seda küsimust sulle praegu ja mõtlen ju ise kaasa ja kipun ennast natuke tsenseerima. Aga seda ei tohi teha, eks ole. Ma ütlen selle välja esimese mõtte, mis mul pähe tuli, mis tegelikult jällegi ma muutusin kriitiliseks ja ütlesin endale, et seda mina küll nagu kõva häälega välja ei taha öelda. See on nii banaalne asi, eks ole. Aga mulle meeldiks, et on korraga kaks asja, et saaks ikka ise endiselt soovi korral autoga sõita, et ei võetaks ära mult kui mehelt auto juhtimise õigust, mitte pahategude pärast, vaid et lihtsalt, et inimestel ühel hetkel ei lubata juhtida autosid, sest et on olemas isesõitvad autod, ehk siis nagu mingis mõttes ka robotid, võib-olla auto muutub isesõitaks robotiks. Ja mulle väga meeldiks, et oleks olemas võimalus, et mul ei ole autojuhti, vaid ma istun tagaistmel enda autos, mis sõidab ise. Selline mõte. Mis mõte sul pähe tuli esimesena, eks ole? Missuguseid ühiskondlikke suhteid, missugust nagu inimsust ja hoolivust sina soovid
aastasse 2050, missugust heaolu endale ja teistele. Mida rohkem inimesi optimistlikult ja lootusrikkalt ja ka keskendunult tulevikule mõtleb ja juhtumisi, kui nad mõtlevad sama asja, siis seda rohkem suuremaks muutub see tõenäosus, et see asi varem või hiljem, ja kusjuures ma tahaks isegi öelda tihtipeale ootamatult varem, juhtubki, muutub tõelisuseks. Ma mõtlen üksikisiku peale, mõtlen ka meie ühiskonna peale, mõtlen, et küll oleks tore, kui tänasega võrreldes palju rohkem inimesi pööraks tähelepanu enda sisemaailmale ja tegeleks teadlikult ja targalt heade abilistega enda psühholoogilise ja vaimse tervendamise teel selleks, et saada lahti sisemistest piirangutest ja saada lahti sisemistest valudest ja blokeeringutest. Selleks, et julgeda endast ja elust mõelda piiranguteta, julgeda mõelda optimistlikult, olla järjest heatahtlikum kõigi vastu, mida võimaldab see, et sa oled ise terve, nii füüsiliselt kui vaimselt. Kõigil läheks paremini. See on see mõte, mis mind on viimased 2-3 aastat ikka ning jälle külastanud. Ja mille kohta ise julgen küll öelda, et see on kaugel banaalsest või vähetähtsast. See autovärk, see on lihtsalt niisugune esimene asi, mis pähe tuleb. Pane kirja, pane nii palju kirja, kui sul tuleb praegu. Ilma tsensuurita. Toon korra mängu oma õpetaja, oma olulisema õpetaja, Ralf Metsneri, kes ühes pikemas meditatsioonirännakus tõi esile sellise mõttearenduse. Ta ütles, et tavaliselt inimesed, enamik inimestest, meie kõik, enamik meist, me kipume tulevikule mõeldes mõtlema tõenäosuste keskselt. See tähendab seda, et me vaatame, mis juhtus möödunud aastal ja üleeile, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja siis me justkui nagu pikendame seda trendi, võttes arvesse seda, mis juba on ja kuidas asjad on läinud ja ütleme, et küllap nad lähevad umbes samamoodi edasi, kui me ei sekku väga jõuliselt sellesse, eks ole. Ja Ralf ütles, et see on selles mõttes nagu kehv mõtteviis, et see on nagu kitsas vaade. Et tasub mõelda võimaluste keskselt, kõikide võimaluste keskselt, eemaldada piirangud ja mõelda, mis võiks minusugusele inimesele, meiesugusele ühiskonnale üldse olla võimalik. Et justkui mitte aheldada ennast seni ju toimunud ja käesoleva külge, vaid vaadata, mis kõik võiks olla võimalik. Ja seda tuleb endale aeg-ajalt meelde tuletada, sest muidu võtab see tõenäosuste mineviku ja oleviku keskne mõtlemine võimust, eks ole? Ja ma panen juurde veel ühe teise vaate siia, mis seda järgmist ja viimast küsimust, eks ole, või eelviimast hakkab kujundama, hakkab looma, hakkab mõjutama, on see, et kui me mõtleme unistuste peale, siis me tihtipeale mõtleme nendest kui isoleeritud soovidest, sellistest igatsustest või mäetippudest või tähtedest, mida nagu siis nagu vallutada või püüelda, eks ole. Nothing wrong with that, ütleks ameeriklane siin juures, eks ole. Aga minu arvates on parem moodus enda isiku ja oma elu peale mõelda visiooni keskselt, mitte ühe unistuse keskselt. Ja visiooni all ma pean silmas pilti.
tulevikupilti, sest kujutluspilti. On ta siis selline, nagu Tony Robbins ütleb, selline lõplik visioon, et kui sa oskad tänase kujutelma ja soovide ja võimekuse kohaselt kirjeldada ennast ja oma elu sellisena, nagu sa lõppude lõpuks soovid. Ehk siis nagu, et kujutan ette, et on olemas selline asi nagu, et ma saan valmis või elu saab valmis. Ja ütlen sulle salaja, et tegelikult seda ei ole, eks ole, aga kujutame ette, et on. Siis milline see praeguse tarkuse järgi vaadates on sul? Ehk siis nagu, ja sellest lihtsam versioon, mida on julgem teha mu meelest, on see, et mõelda mõne järgmise elu pöördelise hetke peale või siis võtta mingi ümmargune number 5 või 10 või 15 aastat ajas edasi. Ja mõelda, et valides välja üks siis ajahetk, et 7 aastat või see hetk, kui lapsed on suureks saanud või see hetk, kui ülikool on läbi saanud, eks ole. Võib-olla see hetk, kui vanemad on lahkunud, nagu mul on, nüüd hiljaaegu just saatsin ema teele, isa juba 2 aastat varem, eks ole. Et milline on sinu kogu reaalsus tolles tuleviku hetkes, X aasta pärast? Et milline näeb välja sinu tööelu, tööalane rakendus, tööalane tulemuslikkus, milline näeb välja sinu tervis ja isiklik elu, sinu suhted, sinu finantsid, sinu kodu, sinu võimalused, sinu vaba aeg. Ja ma ütleks, et kui me nüüd oleme täna selle kohtumise siin lõpetanud ja kui sul on indu võtta veel aega pool tundi või tund või 1,5 või 2 ja mõelda, veel parem kirjutada, siis hakka vaikselt looma endale visiooni. Mina olen kirjamees, ma olen sõnamees, eks ole, aga siin on mitu asja. Kellegil on visuaalne vaade või nägemismeel, tajumeel paremini arenenud. Kellegil on just kuulmis või verbaalne pool paremini arenenud, eks ole. Tee nii, nagu sulle omane on, aga proovi hakata looma kujutluspilti. Võimalikult detailset, julget, enda vajadustest, eelistustest lähtuvat. Ja nüüd ma tahan alla joonida veel ühe asja, et ära nagu mõtle, mis teised teevad, ära mõtle, mis teistel on, milline on see või teine inimene. Et sul ei ole tarvis kõige vingemat versiooni reaalsusest. Sul on tarvis enda võimetele vastavat ja enda vajadustega sobituvat versiooni endast, oma elust, oma suhetest. Ja siis jällegi, et seda ära tunda, selleks on tarvis ennast, oma isiksust järjest paremini tundma õppida. Ja siis, kui on see visioon, ükskõik kui millise detailsusastmega loodud, siis sealt visioonist on võimalik hakata tuletama eesmärke, mis on siis pandud näiteks aasta peale või poole aasta peale, millel on tähtaeg, millel on mõõdikud. Nii, eelviimane küsimus. Eelviimane küsimus on, et kui sa nüüd kujutad ennast ja oma elu ette sellest 25 aasta kauguses tuleviku hetkes. Sina, sinu elu aastal 2050. Mis on esimene pilt või mõte, mis tuleb pähe? Esiteks, tasub võelda hästi lihtsalt, kui vana sa oled siis. Milline on sinu vanus? Juhul, kui sul on lapsed, siis sa võid ka mõelda, kui vanad on nemad. Et kus sa elad, kellega sa läbi käid, milline sa oled ja mida sa teed. Milline on su hommik, milline on su argipäev, milline on su pühapäev.
Pane kirja. Ja nüüd ole hea, keskendu, võid isegi silmad kinni panna, eks ole, natukene mitte olla oma ümbritsevast reaalsusest visuaalselt häiritud, eks ole, ja mõelda, kui ma saaksin paluda, manifesteerida, esile kutsuda, tellida, luua ühe mastaapse positiivse muudatuse enda ja enda elu jaoks. Sellises nagu väga kauges tulevikus, põlvkonna kaugusel tänasest. Kui ma saaksin ainult ühe unistuse realiseerida, mis see oleks? Kui sa oled noorem, see on kindlasti lihtsam, sest et see müriaad, see võimaluste paljusus on nii palju suurem. Aga vahet ei ole, kui vana sa oled. Vahet ei ole, kus sa oma elust praegu oled, sellepärast, et meil on kõigil on, enamikul meist on see 25 aastat ees, eks ole. Mida sa julged tänases vanuses justkui jõuluvanalt küsida? Ei, see jõuluvana oled sa ise. Või selle kohta võiks öelda, see jõuluvana on universum. Kõiksus, kosmos. Kõik, mis meie ümber on, eks ole. Kogu elu. Koos kõikide nähtustega. Ja taas, siin on küsimus, et midagi või päris rumalat asju ei maksa küsida. Asju, mis ikkagi vähemalt osaliselt sinust endast sõltub. Sest et kui sa nüüd jällegi küsid midagi täiesti, mis on sinu mõjusfäärist ja kontrolli alt väljas, siis sa justkui sätid ennast üles pettumusteks ja lootusetusteks. Vaataks, sa julged kirja panna ühe unistuse 25 aasta peale ette. Enda jaoks. Oma elu jaoks. Ja vaata, kas sa julged siit edasi, võib-olla kohe praegu, võib-olla natukese aja pärast, seda hakata detailsemaks joonistama ja kirjutama. Ja kas sa julged mõne sõbra või pereliikmega sellest rääkida? Vaadata, milline on nende reaktsioon. Ole valmis ka, et mõned võivad tahta sinu unistust välja naerda. Siis ära nendele sellest palju rohkem räägi, sest et ei ole larvist teistel lasta enda asju välja naerda. Ma kirjutasin selle uue raamatu Ukselt uksele, mis natuke räägib unistamisest. Ja selle esimene muide lause on, et oma unistusi tasub usaldada. See tähendab seda, et oma unistusi ei tohi välja naerda. Ja muide, nagu ma alguses ütlesin, ma kutsun sind mõnda nendest juttudest, nendest tänastest juttudest, mis me oleme siin koos rääkinud, mõelnud, kirjutanud, ma kutsun sind jagama Hakkab looma tiimiga. Usu mind. Ja ära karda, päriselt ka, et kui see asi, mis sul praegu südames või peas nagu justkui küpseb või kerkib, välja panna. Usu mind, see tegu ise hakkab tööle sinu kasuks. Ehk siis see kaks viisi enda mõtete, enda unistuste, igatsuste jagamisel tänasest kohtumisest on e-maili peale kirsike@hakkablooma.ee või hakkablooma.ee kodulehel. Ja kui sulle see tänane lühike unistamise sessioon meeldis, siis jaga seda videot ka oma sõbraga. Eks ole? No nii. Ma arvan, et on aeg otsad kokku võtta ja soovida üksteisele head, soovida üksteisele konstruktiivset ja julget, optimistlikku, võib-olla kohati pöörast, tulevikule mõtlemist, tuleviku loomist, tulevikule keskendumist
ja loomulikult läbi praktiliste tegude. Ehk siis kõige viimane asi, mida endalt küsida täna on see, mida mina teha saan selleks, et see üks või teine asi hakkaks vaikselt liikuma. Ma soovin sulle julgust, ma soovin sulle eneseusaldust, ma soovin sulle avarat mõtlemist, ma soovin sulle oma tahtmiste saamist, ma soovin sulle pealehakkamist, tegevusi ja loomist. Hakaku looma. Mu nimi on Peep Vain. Loodan, et sul meeldiv, mul igal juhul oli meeldiv sinu seltsis täna see aeg olla. Peatsete kohtumisteni ükskõik kus. Head aega.